13. päeva algus, nii et hommik. Matsimäelt nüüd liigun ära, ööbisin siin natukene varjatult siin, natuke siin puude taga, veel õhtu hilja olid autod siin. Nii et siit nüüd uuesti üle Kakerda ja siis plaan oli muidu minna sealt otse, Hiiemäelt otse läbi metsa panna, aga see oli nii optimistlik plaan, et ei, seda ma ei tee. Lähen sama mis 2011 ja 2012 Mõnuvere kaudu ja siis sealt siis Uimarsluudi peale. Ei tea, kas sellise asjaga näiteks lennuki peale ka lubatakse või? See on nüüd minu kaamera aku laadimist nüüd jaam nii-öelda. Muidu oli mõelda ainult see osa siit. Aga selle uue laadijaga, mis ma ostsin tee pealt, see laadija on võimsam, nii et uuest patareist ei piisanud. Ma pidin siia teipima külge, ehitama mingisuguse veel 2 lisapatareid. Nii et teipisin selle kokku, see pudel põhimõtteliselt hoiab seda lihtsalt kõik koos. Nii et selline aku laadimisjunn on mul siis nüüd, nii et peaasi, et kaamera laeb ja ma saan vast lõpuni ära filmida. Hästi tuuline on, meeletult torma vahepeal lausa. Raudtee pealt tulin üle, siin oli pikalt sellist, siin on vähe, aga seal esimene raiesmik oli niisugune paari aastane raiesmik, kus oli tihe niisugune kasevõsa peal ja all siis vaarikavõsa, see oli kõik totaalselt läbi märg, see vihma sadas hetk tagasi päris pikalt ja päris tugevalt. Nii et läbi selle läbimärja võsa kõik on märg, saapad on märjad, püksid on märjad. Nii et vähemalt natuke tuli päikest välja, et muidu oli siin hästi õnnetus olukord. Aga nüüd ma lähen sinna liini alt natuke edasi, seal on see kõige kõrgem koht ja sealt vaatan, kuidas see rada on, sealt peaks keerama siis vasakule ja üle mäe tulema välja sinna Keldriaugu raba on põhimõtteliselt see koht, sealt läbi ja siis Mustjõe juurde välja peaks tulema. Ma vaatan, kas ma viitsin. Rong läks. Mingi eriti rõve ilm. Ja siit läbi metsa seda vaja üle saada ja siis sealt teiselt poolt veel edasi. Ma olen natuke veel ja siis saab siia tee peale välja siis Mustjõest üle ja sealt edasi vast läheb natuke lihtsamaks, juba sealt on vanad teed, et ei pea päris suvas läbi metsa minema. Ja kõik asjad said märjaks. Muidu mul olid saapad märjad ja püksid altpoolt märjad. Ja siis nüüd ma olen üleni. Ja ma loodan, et see jääb niimoodi selgeks nüüd peale rohkem vihma ei tule. Et jõuab natuke tahendada see asi, kes teab. Ja nüüd siit edasi mööda vanad külateed, vankriteed. See jookseb siis majast majani. Vahepeal on niisugused majade grupid, tühjad kohad. Ja seda mööda lähen kuni siis Nahe küla, seda teed mööda. Vaatan, millisele laagriplatsile ma täna jõuan. Nii et mul peab umbes mingi peaaegu 2,5 tundi on veel aega minna. Need on juba nüüd need alad, mis jäävad selle endise nõukogudeaegse sõjaväe, selle suure
katsepolügooni alla, kus siis külad tühjaks tehti ja taludüksiga samamoodi. See on siis nüüd Nahe. See seal on ainuke, mis nagu Nahest nagu järgi on. Siin USA-s peaks olema Nahe koolikoht endine ja tulin mööda sealt Männiku ja üks talu oli seal veel. Siia metsa, siis ma lähen mööda, siis ma lähen otse. Siia peaks jääma siis Põlendsaare talukoht ka. See on siis endine Lepsilla küla. Et siin oli kokku viis talu ja 6. põhimõtteliselt oli see Põlendsaare oli see ka siis selle all. Nii et siin oli, siinpool olid 4 talu ja sealpool nagu sekk on, seal oli veel 1 talu, nii et kokku 5 talu. Ja need samamoodi läksid siis kui see polügoon tuli, siis tõsteti tühjaks, et põhimõtteliselt, et need on tühjad talukohad. Olen selle tee peal, mis läheb nüüd keskpolügooni poole. Siin oli siis endine Sillaotsa metsavahimaja oli siin, nii et mina panen siit edasi ja jõuan kohe Soodla jõe selle Jalakäte silla peale. Ja ma näen, et see Soodla sild on väga kehvaks jäänud võrreldes sellega, kui viimati käisin. See on nüüd kas lähiaastatel tehakse uus või siit ei pääse üle enam. Aga kuna ta on see matkatee osa, kuna tundub olema selle RMK matkatee osa, siis vast taastatakse see ära. Nii. See on siis endine keskpolügoon. Siia jõudsin praegu välja. Ma arvan, sealt tuleb üks kõva vihm. Ja sealt tuleb üks kõva sammakas. Siit veel natuke edasi. Mul oli selle mingi info ka selle polügooni kohta, millal tehtud ja nii edasi. Aga praegu mu raamati läbi võtnud, et ma ei hakka seda lahti võtma, et mul on see raamatut veel paar päeva vaja. Lõhund oli ka. Nii et siit nüüd edasi ja Jussi järvede juurde. Tegin siis selle 13. päeva pikema, 2 lühikest päeva panin kokku 1 pikaks päevaks. Arvestasin sellega, et õhtuks jõuan Jussi järvede juurde ja et kuna seal on RMK matkade osa on seal ja ametlik laagriplats, et siis ma ei pea selle orienteeruma, et lähen sinna, seal on plats ja seal saan hakata riided kuivatama juba ja nagu probleemivaba. Millega aga ma ei arvestanud, et esiteks seal Jussi järvede juures ma ei tea tegelikult, kus see laagriplats on. Ja kui ma siis sinna kohale jõudsin, siis selgus, et vähemalt lõuna poolt tulles, Soodla poolt, on see märgistus, vähemalt minu jaoks oli see suht kesine seal. Nii et selleks hetkeks ei olnud ma veel kokku pannud seda asja. Need valged hamburgerid seal puude peal tähistavad seda matkateed. Aga neid märke erinevaid oli seal hulga ja need radu oli veel rohkem, nii et hakkasin siis need järvekaldaid mööda seal otsima, aga lõpuks oli selge, et enne läheb asi pimedaks ära, enne kui ma jõuan. Jäin ühe platsi peale sinna ööbima, nii et sain aru küll, et ei ole ametlik koht, aga mis teha. Et vähemalt sealt järgmine päev ma nägin, et sealt, kui tulla põhja poolt, Aukjärve poolt, siis on küll hästi märgistatud.
seal on konkreetne viit, mis näitab laagiplatsi ja tee läheb sinna. Aga lõuna poolt jäi küll vähe minule kui tavamatkajale, kes ei järgi seda matkateed, ei tea neid tähistusi, siis oleks seal olnud abiks mõni konkreetsem viit või märk, et mis oleks nagu paremini viidanud, kus see laagriplats täpselt on. Kuna oli juba õhtu hilja ja ma olin suht väsinud ka, nii mul mõte ei töötanud korralikult, nii et lõpuks mina lihtsalt loobusin ja ütlesin kuu peale, et ma ööbin siis lihtsalt kaldu peal.